Täna oleme oma elurikkuse radariga siin ühe väga huvitava nähtuse juures, nimelt siin Tallinna vanalinnas, keset vanalinna on rajatud kartulipõld. Loomulikult teeb see meie linna loodust rikkamaks, elurikkamaks, kui lihtsalt ainult ühed paljad muruväljad ja nagu me statistikast teame, on endine tuntud kartulivabariik Eesti täna jõudnud nii kaugele, et ainult 80% Eestis tarvitavast kartulist suudame ise toota. Ja viimase 5 aasta jooksul on 2 korda kasvanud imporditava kartuli hulk. Aga kui me tõesti kaevame oma maapiirkonna üles need kohad, kuhu võiks põllud teha, ehitame neid küprokmaju täis, asfalteerime ta ära, rajame raudteid, siis võib-olla ühel hetkel me olemegi sellises olukorras, kus me peamegi põllud rajama linna, nii nagu ühe hotellikatusel on täna juba mesitarud ja mesilased, linnamesilased tegutsevad täiega. Tegelikult sellel lool on ka teine tahk ja see on see, millest me räägime, et bürokraatia ahistab inimesi. Nüüd see aktsioon siin, mis on siis maaomaniku ja linnavalitsuse vahelise kisma tulemus, selle aktsiooni eest tahetakse maaomanikule teha trahvi ja selleks kasutab Tallinna linnavalitsus muinsuskaitset ja trahvi sellepärast, et võib-olla siit maa seest tuleb välja mingisuguseid münte, et sellisel muinsuskaitsealal ei tohiks üldse põldu rajada. Igal juhul me siin varem vaatasime musträstastele see põllujupikene väga meeldib ja oli siin mitmeid linde nokkimas enne, kui me tulime. Nii et veidraid lugusid juhtub Tallinnas ja me oma elurikkuse radariga hoiame nendel silma peal.